Olgu, meil on härra Snyder liinil, ma usun, et ta on siin. Jah. Ma olen siin, jah. See on Ben Schneider, Reckless Ben, kes ilmub Utah kohtusse, et vastata kriminaalsüüdistustele seoses nüüdseks viraalseks muutunud Lego saaga skandaaliga. Me räägime lahti, mis kohtus juhtus ja kuidas me siia jõudsime. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Mul on teile värskendus Reckless Beni saaga kohta. Ta oli kohtus. Meil on sellest ka video. Enne kui ma teile selle video ette mängin ja räägin, mis juhtus, pean ma teile tausta selgitama ning annan ka värskenduse sellest ajast, kui me viimati sellest juhtumist rääkisime. See kõik keerleb vaidluse ümber, mis puudutab väidetavalt kõrge väärtusega Star Warsi Lego kollektsiooni. Seal oli mees nimega Brian Mansell, kes väidab, et ta pani selle Lego kollektsiooni, mille algne väärtus oli väidetavalt üle $200,000, kuigi mõnede allikate järgi võib see olla ka väiksema väärtusega, komisjoni müüki Bricks and Minifix poe kaudu Salemi linnas Oregonis 2023 aastal. Ilmselt müüs selle poe algne omanik komplektid maha, võttis komisjonitasu ja siis said sina oma osa. Aga Bricks and Minifix korporatsioon väidetavalt ütles, et sellise kokkuleppe sõlmimine Manselliga rikub nende frantsiisi reegleid. 2024 aastal pood suleti. Ja muide, ka selle kohta käivad detailid on vaidluse all. See on kõrvalküsimus. Aga väidetavalt palus Mansell, et talle tagastataks kas kogu ülejäänud kollektsioon, mida polnud veel maha müüdud, või $80,000. $80,000. Uued poejuhatajad, väidetavalt Joshua Johnson ja Brandon Best, olevat väitnud, et Lego komplekte seal ei olnud. Ja May Salem Business Journali andmetel aasta pärast seda, kui eelneva omanikuga oli see komisjonileping sõlmitud, Mansell olevat saatnud Johnsonile lõpetamisteatise. Ta väitis, et talle polnud selle kuu müügitulu makstud ja et tal polnud lubatud tulla inventaari kontrollima. Lõpuks näisid nad pakkuma Mansellile taastatud komplekte väärtuses $2,000–5,000, mille Mansell olevat tagasi lükanud. Nii et Mansell ja tema pere ei saa väidetavalt legosid. Nad ei saa ka raha. Ja Salt Lake Tribune'i andmetel väidavad kohtudokumendid, et Mansell esitas kuude kaupa politseile avaldusi, postitas negatiivseid arvustusi ja olevat ahistanud uusi juhte. See on väide. Siin sekkub YouTuber Reckless Ben, eks? Sekkub. Ta on selline uuriv taskuhäälingu tegi ja väidetavalt reisib ta Utah'sse. See on koht, kus Johnsoni ja Besti OÜ peakontor asub ja väidetavalt käib ta isegi nende kodudes. Oregon Live'i andmetel näivad kohtutoimikud näitavad, et 2026 aasta märtsis esitas Reckless Ben Johnsoni vastu väiksemate nõuete hagi. Enne kui me sellesse süveneme, kui ma intervjueerisin Reckless Beni siin samas Sidebaris, siis see on tema arvamus õiguslikust olukorrast, osa tema arvamusest. Millal hagi esitati? Esimene. Me tegelikult esitasime ühe hagi ja siis pidime kogu poe sulgema. Nii et see tegelikult ei toiminudki. Ma arvan, et nad sulvesid poe, et vältida meile maksmist. Nii et me mõtlesime, et kui me ei saa LLC-d kohtusse kaevata, sest nad sulvesid poe, siis kaebame nad lihtsalt isiklikult kohtusse, tead. Ja see hagi esitati ilmselt paar päeva enne seda, kui ma Oregoni läksin, ütleksin ma. Teisisõnu, sa ei saanudki seda isegi kohtusse viia, žürii ette tuua ega asja arutada. Nad sulgesid poe, nii et polnud enam midagi teha. Nii, et sa otsustasid nüüd minna Utah'sse, et härra Johnsonit aru pärida, eks? Ja selgita meile, mis seal juhtus. See on nii pikk lugu. Kõigepealt, enne kui saad kohtuasja kinnitatud, pead pidama niinimetatud heas usus peetava vestluse. Ja ma mõtlen, et iga osariik on erinev, aga Marioni maakonna kohtus Oregonis, Utah's on see nende protseduur, ma arvan. Nii et sa pead esitama tegelikke kontrollitavaid tõendeid selle kohta, et sa proovisid asja kõigepealt kohtuväliselt lahendada, enne kui see saab kohtusse minna. Nii et ma lähen Jossi majja, et temaga lihtsalt see asi läbi rääkida, nagu kuule, me ei taha sind kohtusse kaevata, kas me saame selle täiskasvanulikult lahendada, eks? Ja ta kutsub minu peale politsei ning nad lasevad mind loomulikult minna, sest ma ei teinud midagi ebaseaduslikku. Ja siis ma mõtlen, okei, no meil oli see heauskne vestlus, mu kohtuasja võeti menetlusse, nii et järgmine samm on talle dokumendid kätte toimetada. Ma ei saa talle dokumente kätte toimetada, sest olen ise kohtuasjaga seotud, aga ma lihtsalt panin need sõna otseses mõttes oma Instagrami loosse. Ma olin nagu, hei, kas keegi tahab mind aidata ühe videoga? Ja keegi võttis ühendust ja mul oli natuke halb tunne teda üksi sinna saata, sest ta on tüdruk, kes läheb selle
ebastabiilse, natuke hullumeelse tüübi juurde, kes sõna otseses mõttes eelmisel päeval esitas valeavalduse. Jah, me arvame, et ta korraldas valevaistamise, väites, et meil oli autos heroiini, sest eelmisel päeval otsiti meie autot 3 tundi. See tüüp on ikka päris ebastabiilne. Tegelikult saime hiljem teada, et oli hea, et ma temaga kaasa läksin, sest ta ütles, et laseb järgmise inimese maha, kes tema territooriumil astub või midagi sellist. Ta ütles seda politseile. Põhimõtteliselt istusime autos tema kõrval, me saime politseilt noa. Me küsisime, kas see on okei, kui me nii teeme. Me istume tänaval, me maksame makse, tead, nii, et meil on õigus tänaval olla näiteks kõnniteel. Ja kui ta välja tuleb, siis anname talle tema paberi üle. Ja politsei ütles, et jah, see on okei. Nii kaua, kui te olete tänaval, lihtsalt ärge minge, sina, Ben, ära mine tema territooriumile. Nii et me ootame, kuni ta välja tuleb ja siis annab see tüdruk talle tema kohtupaberi üle. Aga enne, kui me seda teha saime, kutsus ta meie peale politsei. Ja alguses olid politseinikud nagu, okei, ma saan aru, mida te siin teete, see on seaduslik viis seda teha, nad lahkuvad. Tema kutsub jälle meie peale politsei. Ma arvan, et politsei lihtsalt lahkus ja tuli tagasi umbes 2 või 3 tunni jooksul, kuni lõpuks Josh suutis politseinikele selgeks teha, et tegemist on võlts kohtuasjaga ja me näeme seda kehakaamera salvestisest. Ta ütles umbes nii, ma arvan, et see on miljard, triljon % võlts. Need olid tema täpsed sõnad. Ja nüüd on ta politseijaoskonda täielikult veennud, et tegemist on võlts kohtuasjaga. Nii et politseinik tegelikult helistati kohtusse, kontrollib üle, et tegemist on päris kohtuasjaga ja pärast seda siis nad arreteerivadki mind, ma arvan. Ma tean, et see on natuke ootamatu pööre, aga ma pean seda ütlema. Kas sa vihkad arstiaja kokkuleppimiseks helistamist? Mul on tunne, et kõigil on see nii. On nii lihtne edasi lükata, kas siis telefonihirmu tõttu või sellepärast, et peab ootama tagasi helistamist ja kõnesid edasi-tagasi ajama. Vaata, meie sponsor ZocDoc teeb selle palju lihtsamaks. ZocDoci tasuta rakendus ja veebileht võimaldavad sul otsida ja võrrelda kohalikke sinu kindlustusvõrgustikus olevaid arste, mis tähendab, et saad aja kinni panna ilma ärevust tekitava telefonikõneta. Neil on ka üle 150 000 teenusepakkuja, enam kui 200 erialal kõigis 50 osariigis. Ja mulle meeldib, kui lihtne see on. Lihtsalt vali arst ZocDoci abil. Need on päris patsientide arvustused, üksikasjalikud arstiprofiilid. See võtab kogu selle oletamise ära ja jätab sind ärevusvabaks. Sinu tervis on oluline. Enese eest hoolitsemine ei peaks olema keeruline. Nii et leia ja broneeri õige arst ZocDoci abil. Mine aadressile zocdoc.com/zocdoc.com/Jesse, et alustada. Märgi see arstiaeg oma ülesannete nimekirjas tehtuks. See on zocdoc.com/Jesse. Jah, siis on olemas see kehakaamera salvestis, kus näed erinevaid suhtlusi politsei, Benny ja teistega, kes väidetavalt on Benniga seotud. Ja esitati ka väiteid. Ben juhendas neid inimesi ja seal olid esitatud ka teise isikuna esinemise väited, et pääseda lähemale kodudele ning saada kontakti Johnsoni ja Bestiga. Ja see kõik viis Benny arreteerimiseni. Kuidas läheb? Olen ohvitser Holland American Forki politseiosakonnast. Kuidas teil läheb? Hästi. Kuidas teil endal? Hästi. Mis su nimi on? Kas sa oled, Ben? Jah, kas sa saaksid selle akna minu jaoks alla lasta? Mis su perekonna nimi on, Ben? Schneider. Okei. Mida me teeme, poisid? Me lihtsalt sõidame ringi. Ma tegelikult elan siin kandis. Küsin uuesti, sest ma ei sündinud eile. Miks me seda teeme? Miks me ahistame inimesi? Olgu, las ma annan sulle oma isikutunnistuse. Kas sul on isikutunnistus kaasas või ei ole? Jaa. Hästi. Nii? Kas tahad meiega minu koju tulla? Mu maja on otse tänava lõpus. Hästi. Nii. Noh, asi on selles, eks. Te kõik olite seotud. Te kõik olite eile seotud ühe juhtumiga aadressil 224 Stores Avenue, eks? Ohoo! Te tungisite eile sinna elukohta loata sisse, eks? Jah? Aga me ei olnud elukoha elanikud juures. Ma tean, te saatsite kellegi teise. Meie ei saada kedagi. Saata kedagi. Kes siis nad saatis? Ma ei tea. Me ütlesime talle, kui saime teada, millisesse kirikusse ta läks. Me ütlesime, et ma olin just kirikus, kus oli toimunud suur kuritegu ja me olime ikka veel kiriku ees piiskopile. Tead küll.
Need on need 12, kes eile loata seal viibisid. Miks sa ei helista talle? Ütle talle, et ta tuleks auto juurde, sest ta ei ole siin. Meil ei ole seda numbrit. Kuidas ta siis teile helistas? Ta ei teinud seda. Ta ei helistanud meile. Tõesti, kutid? Me kavatsesime lolli mängida. Ma tean, et ta helistas teile. Ma nägin, kuidas ta üritas teie autosse pääseda. Mul ei ole tema numbrit üldse. Aga kas see on olemas näiteks koguduse liikmetele või peab seda eraldi küsima? Ta ütleb, et teie saatsite ta. Nii et see ei ole koguduse liige, kes ise läheb ja küsib. Ja kui nad tahavad, tundub, et nad tahavadki. See on väga hea. Tundub, et nad justki tahavad. Kuulge, me oleme 16 ühe vastu, lähme nüüd. Okei. Kuulake. Okei. Kui tahame lolli mängida, siis võime lolli mängida. Mina ei mängi. Okei. Ma olen teiega aus. Ta oli kellegi kodus ja ahistas seda inimest. Ta sai sisenemiskeelu. Kuulake, ta sai täna sisenemiskeelu. Okei. Ma nägin, ma vaatasin, kuidas ta üritas teie autosse pääseda ja siis ta põgenes. Kuulake siiski, mida ma ütlen. Siis ta ütles, et Ben on see, kes mind siia saatis. Jah. Nii et Schneider arreteeriti väidetavalt 2 korda American Forki politsei poolt ning talle esitati süüdistus väärtegudes jälitamises ja sihipärases kodu ees piketeerimises. Ja siis oli veel eraldi juhtum, kus talle esitati süüdistus avaliku korra rikkumises ja ebaseaduslikus sissetungis seoses intsidendiga, mis toimus 10. detsembril 2025. See on koht, kus ta väidetavalt läks Bricks & Minifixi peakontorisse. Jätkame Maidiga. Ben avaldab videosarja sellest keerulisest juhtumist. See läheb viraalseks. Sellel on miljoneid vaatamisi. Süüdistab korporatsiooni varguses. Väidab, et politsei kaitseb neid. Bricks & Minifigs esitavad lõpuks hagi Reckless Benny, Mr. Manselli ja teiste vastu. Jutt käib 13 nõudealusest. RICO. See tähendab reketeerimist, laimamist, kahjulikku vale levitamist, tsiviilvandenõud, jälitamist, häiringu tekitamist, loata sisenemist, tahtliku emotsionaalse stressi põhjustamist. Neid on päris palju. Ja ettevõte väidab, et Ben ja Mansell koordineerisid väidetavalt seda massiivset mitme platvormiga meediakampaaniat, mille eesmärk polnud tõe leidmine, vaid tegelikult väljapressimisskeem, et raha välja pressida ning ettevõtte mainet ja brändi kahjustada. Väidetavalt tehti seda väga tulusa kommertsliku vempuna, et saada klikke, koguda raha GoFundMe kaudu ja suurendada Patreoni tellijate arvu. Ja nad väidavad, et see polnud uuriv ajakirjandus, vaid ületas piiri. Ja nad väidavad, et kasutati võltsitud loosimismaterjale, võltsitud Guinessi rekordiraamatu stiilis auhindu ja maskeeringuid, pandi üles silte ja kõike muud. Nad ütlesid, et see oli sisuliselt nagu ahistamine. Ja nad ütlesid põhimõtteliselt, et see viis veebipõhise ahistamise, negatiivsete arvustuste laviini ja tapmisähvardusteni ning et nad nõuavad selle eest kahjutasu. Need on süüdistused. Väidetavalt said nad ka kohtusvõidu. Ajutise lähenemiskeelu, TRO, mis ütleb, et hagejatel on tõenäoliselt alust oma kohtuasjas võita. Ja kohtuotsus keelas sisuliselt Benil ja Mansellil võtta ühendust, ahistada, jälitada või hirmutada ühtegi hagejat, nende ettevõtte töötajaid või poeomanikke. Samuti jälitada, loata siseneda või sihilikult piketeerida. Ükskõik kus hagejate eraelamute või kaupluste läheduses. Samuti keelati avaldada, levitada või edastada vale, laimavaid või halvustavaid pilte või väiteid ettevõtte või selle sidusettevõtete kohta. See muide mõjutab ka selle asja YouTube'i osa, videoid. Bricks & Minifixi töötajate, frantsiisivõtjate või alltöövõtjate värbamine või meelitamine töötama salajaste agentidena, lavastatud vastasseisude või petlike tegevuste loomine, korraldamine või nendes osalemine. Saad aru küll. Nüüd läheb Reckless Ben kaamera ette ja ütleb, ta teeb sellest video ja ütleb, vaadake, samal ajal kui me kõik ootame tema videosarja järgmist osa, väidab ta, et ta ei saa seda seaduslikult avaldada. 3. osa on lõpuks valmis pärast pööraseid öid üleval olemist ja sisuliselt oma tervise hävitamist. Aga ma ei saa seda üles panna, muidu lähen vangi ja mitte ainult ma kaotan ka kohe oma $300,000 suuruse kohtuasja. Ja GoFundMe, mille me tegime Briani jaoks, läheb otse sellele salapärasele ettevõttele, kellest mul enam rääkida ei lubata.
Aga nüüd on meil uuendus. See on uus. KSL.comi andmetel leppisid Bricks and Minifigs ja Reckless Ben kokku, et lahendavad oma vaidluse vahenduse teel, mitte avaliku kohtuasjaga. See on teistsugune vaidluste lahendamise meetod. See on privaatne. Ja see näib pööravat ümber kohtuotsuse, mis takistas Benil oma järgmist videot avaldamast ning tühistab sisuliselt eelseisva kohtuistungi, kus mõlemad pooled pidid selle ajutise keelumääruse üle vaidlema. Nii et Ben nõustub sisuliselt sellega, et ei tema ega keegi, kes temaga koos töötab või on temaga seotud, ei esita ähvardusi Bricks and Minifixi või omanike vastu. Ei hävita vara, ei jälita ega tungi kellegi valdusesse ega avalda hagejate isiklikke kontaktandmeid. Või isegi ei tohi minna Bricks and Minifixi kontoritele lähemale kui 100 jardi. Okei, kõik see juhtub. Ja nüüd jõuame tänase päeva juurde. Utah kohtus kriminaalasja juurde. Ben Schneideri ehk Reckless Beni vastu. Ja räägiti sellest, kas ta kavatseb end ise selles protsessis esindada või mitte. Nii et vaata, me polnud kindlad, mida oodata. Me läheme sellele kohtuistungile otse ülekandes. Väga lühike. Nagu näete, on see virtuaalne istung. Vaadake, mis juhtus. Hästi. Kas meil on härra Williams liinil? Jah, teie aukohus. Tere hommikust. Kuidas teil läheb? Mul läheb hästi. Kuidas teil läheb, härra Williams? Mul läheb hästi. Aitäh küsimast, härra. Hästi. Ja meil on härra Schneider liinil. Ma usun, et on siin, jah. Ma olen siin, jah. Olgu, me oleme siin juhtumi 261 lõpp 376 puhul, mis on täna hommikul esialgseks eelistungiks kavandatud. Härra Williams, te ei tunnista end süüdi. Teie au, ma palun kohtult meile uue eelkohtuistungite kuupäeva määramist. Härra Delasina ja mina teatasime kohtule oma esindamisest 24. juunil. Ja ma tean, et linn on vastanud meie tõendite avalikustamise taotlusele ja ma tean, et meil on mõned olemas. Härra Delafina ja mina olime kogu eelmise nädala St. George'is föderaalkohtus vandekohtuprotsessil. Nii et me alles jõuame praegu järele sellele, mis on meile antud. Kui kohus saaks anda meile uue kuupäeva, annaks see meile võimaluse läbi vaadata, mida linn on esitanud. Lihtsalt tavapärases korras siis, härra Williams. Mul on ilmselt teie aukohus, mis on järgmine võimalik kuupäev. Võib-olla 30 päeva pärast. Umbes kuu aja pärast. Kus elab härra Schneider? California, Los Angeles. Okei, ma eeldan siis, et sul on vaja veebirakendust. Jaa. Okei, teie aukohus, kui kohus saaks kaaluda 1. septembrit, kas need toimuvad alati teisipäeviti? Või esmaspäeviti, vabandad? Esmaspäev või teisipäev sobib. Esmaspäev või teisipäev võiks või kohtul on 1. septembril vaba aeg. Ja, Ben, kas see sobiks sulle? Tšaa. Jah, see ei sobi meile. September. Las ma lähen tööpühast edasi. 15. september, kas see sobiks? 15. september kell 11 Utahi aja järgi. Härra Schneider, kas te andsite sormejäljed? Ei, ma pean neid veel ära tegema. Jah, härra Williams, kas saate nendega koos töötada ja need ära esitada? Teen seda, teie aukohus. Me hoolitseme selle eest. Hästi, kas midagi veel, härrased? Ei, teie aukohus, aitäh. Hästi, aitäh. Nii et seal see on. Kuulsid Benilt. Ta osales sellel virtuaalsel istungil. Tema järgmine eelkohtuistung on ümber planeeritud 15. septembrile 2026 kell 11.00 Utah aja järgi. Midagi murrangulist siin ei ole. Istungite ümberplaneerimine on väga tavaline. Nii et meil ei ole midagi sisulist. Pole muid sisulisi uuendusi peale selle, et ta peab need sõrmejäljed andma. Utahi seadus näib määratlevat, kuidas saab võtta kriminaalsüüdistusega isiku sõrmejälgi, kui teda ei ole vanglasse registreeritud. Aga nii see on. Ja kui see juhtum areneb, meenub mulle minu vestlus Reckless Beniga siin sidebaaris. Kuulake seda. Kas teie vastu on praegu esitatud kriminaalsüüdistusi? Jaa, mitu tükki. Millega sa siis silmitsi seisad? Esimene on jälitamine, kui me proovisime neile kohtupabereid kätte toimetada. Teine on jälitamine, kui ma tegin GoFundMe lehe. Nad ei saanud mind varastatud legode pärast süüdistada, sest ilmselgelt tungisid nad mu majja. Seal polnud legosid.
Nad üritasid mind kätte saada. Mind süüdistati selles ühel hetkel. Sind süüdistati selles, et sina varastasid Legod. Jah. Vabandust. Ma sain teada, et see ei ole Legos. See on Lego. See on mitmus. Ma sain sellest teada. Ja ma sain ka sellest teada, umbes 2-3. Ma arvasin alati, et see on Lego. Tõenäoliselt ütlesin kogu aeg Legos ka. Ja, aga sind süüdistati selles mingil hetkel. Nii et nad said läbiotsimisluba, et otsida mu majast varastatud Legosid. Ilmselgelt otsisid nad maja läbi, kuid Legosid ei leidnud. Ja siis arreteerisid nad lihtsalt kõik seesolijad, kuigi neil polnud alust neid arreteerida. Nad olid lihtsalt majas. Kui sa otsid maja läbi, siis see ei anna sulle alust arreteerida kõiki majas viibijaid. Tead küll. Võib-olla võiks öelda, et ma olin selle ära teeninud, sest ma lõin selle GoFundMe. Ma arvasin, et GoFundMe oli legitiimne. Tead küll, et sellele mehele varastati Legod ära. Aitame tal lihtsalt raha tagasi saada. Näib, et Utah osariigis ei meeldi neile, kui sa hüvitad kellelegi midagi, näiteks raha inimesele, kellelt midagi varastati. Ja nüüd esitatakse mulle kriminaalsüüdistused GoFundMe pärast. Ja siis on mul, see on American Forkis, aga mind süüdistatakse ka Provos väljapressimises. Nii et pärast seda, kui ma põhimõtteliselt lihtsalt rääkisin tegevjuhiga umbes nii, kuule, kas me võiksime palun Legod tagasi saada? Ma olin tema vastu päris viisakas. Ja siis ta helistab politseiosakonda ja ütleb, et vabandust, kutid, see tuleb videos välja umbes 4-5 päeva pärast. Ta helistab politseiosakonda ja ütleb, Ben ütles, et kui te kohe Legosid tagasi anna, siis ma põletan kogu hoone maha ja tulistan kõiki seesolijaid. Ja ma olin nagu, ma andsin politseioosakonnale sõna otseses mõttes kogu meie suhtluse toormaterjali, seal pole midagi sellist sees. Ja nad esitavad mulle selle eest ikka veel süüdistuse. Ja see on raske kuritegu. Nad süüdistavad mind B-klassi raskes kuriteos. Nii et ma ei tea, mis toimub. Ma arvan, et saame kohtus teada. See saab olema põnev. Aga jah. Aga muide, kui me sellest kõigest räägime, kas sa kahetsed, et sellesse sekkusid? Ma mõtlen... Tead küll, tagajärjed. See on äge. Sa ütlesid, et see on äge. Jah, kogu mu karjäär ongi põhimõtteliselt olnud see, et ma panen end väga rasketesse olukordadesse ja siis üritan leida viisi, kuidas see lahendada. Ja nagu, okei, meil on see tohutu probleem, kuidas me selle lahendame. Ja nüüd tunnen, et mul on päris suur probleem, eks. See ettevõte kasutab üht maailma parimad advokaadibürood, et takistada mind nende kohta dokumentaalfilmi avaldamast ja mind hävitada. Kuidas ma sellest probleemist välja saan? See on tohutu probleem ja ma ei tea, ma suudan vist leida loomingulisi viise, kuidas sellest välja tulla. Nii et jah, see ongi nagu tipphetk, mille nimel ma elan. Mulle meeldib probleeme lahendada, mulle meeldib teha raskeid asju. Ja just seda ma otsingi. Nüüd pean ma ka midagi välja tooma, mis mulle huvitab tundus. See on väärteojuhtum. See on saanud palju tähelepanu, palju mõtteid, palju kommentaare Reckless Benny kohta. Ja mida ta väidetavalt üritas teha, kellel on õigus ja kes eksib. Ka õiguskaitseorganid sekkusid sellesse, öeldes, et me teame, et inimestel on selle kohta tunded. Meie lihtsalt püüame seadust järgida. Aga KSL rääkis Steve Burtoniga, kes on Utah advokaat. Ta on ka Utah kaitseadvokaatide assotsiatsiooni direktor ja ta tõi välja mõned huvitavad punktid, mida kriminaalasjas kaaluda, mida ma tahaksin esile tõsta. Nii et ta tõi taas välja mõned huvitavad punktid selle kohta, kuidas kehtiva Utah seaduse kohaselt võivad õiguskaitseorganid kehakaamera salvestiste osi varjata. Nii et kuigi inimesed võivad arvata, et midagi kahtlast toimub, võivad olla seaduslikud erandid selle kohta, mida võib avalikult avaldada. Võib-olla, ja see oli ka artiklis jutuks, peaks seadust muutma. Ma ei tea. Ta seadis samuti kahtlus alla, kas jälitamise süüdistus on asjakohane ning tema ja tema organisatsioon püüdsid selle vaidlustada, muuta, et see tähendaks, et inimene peab kartma oma füüsilise turvalisuse pärast, mitte ainult kogema emotsionaalset stressi. Ja ta põhimõtteliselt väitis, et seadus on liiga lai, samuti nagu avaliku korra rikkumine ja elamute juures piketeerimine. Ta seadis isegi kahtluse alla ühe neist esialgsetest liikluspeatustest, mille käigus Ben rääkis politseinikega. Kas on võimalik, et need vestlused või selle peatuse käigus saadud tõendid võidakse kõrvale heita? Ma ei tea. Midagi, millel silma peal hoida. Aga jällegi, kui see juhtum areneb, hoiame siin Sidebaaris sellel silma peal. Ja need on lihtsalt mõned asjad, millele mõelda. See on kõik, mis meil hetkel teile öelda on. Suur tänu, et meiega liitusite. Nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kõigile head.